Sotsiokraatia, koosolekud ja otsustamine. Sotsiokraatia toimib ringi meetodi abil. See tähendab, et ringi liikmed räägivad kordamööda, kuni kõik on saanud kõneleda. See on lihtne viis veendumaks, et kõik on ära kuulatud ja kaasatud. Rääkides ükshaaval, inimesed ka kuulavad tähelepanelikumalt. Selline koosoleku formaat toetab võrdväärsust ja tõhusat tööd. Iga koosolekut alustatakse avaringiga. Kõigil on oma elulugu. Mis iganes meid hetkel mõjutab, saame seda jagada. Iga koosoleku lõpus tehakse hindamisvoor, milles arutatakse, kuidas koosolek kulges ja mida sellest õpiti, et järgmine koosolek läheks veel paremini. Päevakorrapunktid sõltuvad sellest, mida on vaja teha, kas on vaja otsuseid langetada või teha midagi muud. Selles voorus veendub läbiviija, et ring oleks valmis tööks. Seejärel antakse päevakavale nõusolek. Mis on sotsiokraatias nõusolek? See on meetod ühiseks otsustamiseks ilma hääletamiseta. See erineb konsensusest. Vaatame ühte näidet. Siin on Pille, kes armastab rannas aega veeta. Talle meeldib võrkpalli mängida, päevitada ja ujuda. Kui ta teeb puhkuseplaane, on need tema esimesed valikud. Saage tuttavaks ka Ivoga. Ivo on Pille sõber ja nad soovivad koos minna puhkusereisile. Pille teeb ettepaneku minna ka randa. Ivol on aga teistsugune idee. Tema tahaks minna muuseumi. Oma soovide väljendamine on vajalik. Mõlema eesmärgiks on reisil lõõgastuda ja paistab, et nad ei leia viisi, kuidas üksteise vajadused oleks rahuldatud. Vaatame olukorda lähemalt. Kõigil on oma sisemine loetelu asjadest, mida eelistame. Kuidas saaks aga ühist otsustamist paremaks muuta? Kõigil on eelistus ja Pille jaoks on see rand, kuid mitte ainult. On palju variante, mis talle sobivad. Need pole küll tema esimene valik, kuid samas ei vastandu need soovile veeta koos puhkusereis. Nimetame seda sobivuse vahemikuks. Mõned asjad jäävad väljapoole meie sobivuse vahemikku. Näiteks Pille jaoks oleks osturetkele minek vastuvõetamatu. Kui eesmärk on planeerida lõõgastav reis, ei sobi talle shoppamine. Siin on Ivo ja tal on samuti eelistused ja sobivuse vahemik. Kui Ivo saaks ise valida, külastaks ta kogu aeg muuseumi. Matkamine sobiks talle samuti, kuid shoppamine ja rand ei sobi üldse. Kui Ivo peaks koos Pillega rannas aega veetma, rikuks see Ivo jaoks puhkuse. Matkamine sobib neile mõlemale hästi, muuseumid samuti. Sobivuse vahemikule mõtlemine annab palju rohkem võimalusi, arengut ja ühendust, kui annaks keskendumine isiklikule eelistusele. Kuidas on see seotud nõusolekuga? Nõusolek sisaldab isiklikke eelistusi ja sobivuse vahemikku. Nõustume selles vahemikus kõigega. Ettepanekule vastuväite esitamine tähendab rohkemat kui lihtsalt mitte meeldimine. Võib-olla mäletate, et igal ringil on oma valdkond ja eesmärk. Vastuväide tuleneb ringi liikme kahtlusest, et ettepaneku elluviimine võib takistada ringil oma eesmärgi saavutamist. Kõik suuremad otsused tehakse küsides nõusolekut. Protsess on alati sama. Esmalt veendutakse, et kõik teavad, millest jutt on. Grupp kogub vooru vältel küsimusi ja seejärel tuleb neile kindlasti vastata. Siis uuritakse ideid ja jällegi tehakse seda vooruna, et kõigi arvamust kuulda. Ning viimaks küsitakse, kas kõik ringi liikmed annavad oma nõusoleku. Otsus tehakse siis, kui ettepanekus on kõiki vastuväiteid arvesse võetud ja pole enam lahendamata vastuväiteid. Ei pea vastu tulema kõigi isiklikele eelistustele, kuid tuleks käsitleda kõiki vastuväiteid. Tänases videos vaatasime, kuidas toimuvad sotsiokraatlikud koosolekud ja kuidas seal ühiselt otsustatakse. Tuletan meelde, et sotsiokraatia kasutamiseks ei pea seda aastaid õppima, sest palju olulisem on julge pealehakkamine. Püsime ühistarkuses.